Tere head vaatajad ja jälgijad, Punkar.ee siinpool. See on nüüd, kuigi ma alustan selle video filmimist kuskil aasta keskel, siis on see siis välja tuleb see kõige viimasena sel aastal ja selleks on Elmari Eesti lugude edetabeli mõndade laulude kommenteerimine. Ma olen seda tabelit vist varem ka kuulnud, aga järsku sain ma teada, et selle poolt saab ka laulude poolt hääletada, et millised sinna tabelisse läheksid. Ja siis ma läksin pöördesse ja hakkasin hääletama ja siis vaatan nüüd, ja olen siin pannud 3 kategooriasse siin, et laulud, millele ma hääle andsin, siis et millised laulud seal esikohal, kui palju kas püsisid või olid. Ja siis ka mõned laulud, mis sinna tabelisse ei saanud, aga oleks võinud saada minu arvates. Et hakkame vaatama ja kuna see video tuleb nii pikk ja see Elmari edetabel käib muudkui edasi, siis väga ärge imestage, kui näete seda videot võib-olla hoopiski erinevates kohtades, et kord olen toas, võib-olla teisel korral olen hoopis õues, kui midagi räägin juurde. Aga alustame. Ma andsin esimest korda siis, kui oli tabeli 4. nädal sel aastal 2025. Esimene laul, millele ma hakkasin häält andma, oli muidugi juba legendaarne Tommy Cash Espresso Macchiato. Nagu ma ütlesin ühes varasemas videos, et sellest laulust ja Tommy Cashist tuleb veel ühes videos juttu. Temale ma andsin kokku 2 häält, kuni ta sai esikohal selle lauluga. Ja seal esikohal oli ta kokku 9 nädalat ning terves tabelis oli ta kokku 21 nädalat. Et see on ikka võimas tulemus ja see tulemus, et praegustest lauludest nii palju ei ole vist olnud. Aga kuna ma olen seda laulu juba kommenteerinud, siis ma rohkem seda ei hakka. Teine laul, millele ma hakkasin häält andma, oli Väikeste Lõõtspillide Ühing ehk VLÜ lauluga Kargajad. Sai kokku 7 häält, oli kokku tabelis 7 nädalat, aga kahjuks esikohale ei jõudis ainult 6. kohani. Ja nüüd hakkame seda laulu siis kommenteerima. Nii, see VLÜ laul Kargajad oli siuke mõnus tempokas merelaul ja mul on VLÜ alati meeldinud, eriti muidugi solisti Marko Matvere pärast, aga kogu see seltskond on siukse mõnusat tempokat muusikat teevad ja nagu ka see Kargajad laul oli, et siuke mõnus mingi kohe nagu hakkab pea kaasa lööma ja siuke mõnus, et ma tahaks kohe teada, mis pille nad kõik, ma olen küll neid laval näinud, et neil on seal lõõtspillid, kitarrid, trummid ja vist plokkflööt ja kõik, aga ma mõtlen, et selle muusika puhul, et ma mõtlen, et kas neil oli mõni muu pill veel lisaks pandud, mis siukest omapärast häält tegi. Et jah, ja väga siuke mõnus eestikeelne laul, et kui sa võib-olla kõiki sõnu ei tea, siis mõni jääb ikka nagu opatšupa, opatšupa või see, et kumma võtan tantsima, kumma, oi see teeb mul haiget. Et siuke mõnus laul, et väga, et mul on kahju, et see esikohale ei läinud, aga samas ma võib-olla saan aru ka, mille pärast, et need sõnad on siuksed omamoodi natuke, võib-olla siuksed natuke nagu, et mida mehed kõik on mere peal ja mõtlevad, mida kõike nad naisega teha tahaksid, kui nad need kätte saaksid, et võib-olla selle tõttu see sõnade poolest võib-olla on isegi hea, et esikohale ei saanud, kuigi mina oleks soovinud, et mulle see muusika ja see laul väga meeldis. See on vist, ilmselt siis, kui see video lõpus välja tuleb ja aasta läbi on, siis on selge, et aga mul on nagu tunne, et see VLÜ vist tuli on tulemas või on juba tulnud uus album, kus see laul pärit on. Et jah, selles mõttes on kahju, et see laul ainult 6 või 7 nädalat oli tabelis, sellepärast, et rohkem seda kusagil kuulata väga ei saa, ma ei tea, kus vähemalt mina ei ole läinud YouTube'i need videot ei ole pannud ega midagi ja et jah, et ainult siis, kui seda tabelit järele kuulata, kui otsida mõni nädal, siis leiab. Aga vähemalt ju ikkagi said olla 7 nädalat, nii et väga tore. Jaanipäeva paiku oli telekas saade Marko Matvere ja VLÜ 35, kus oli
kontsert, mis toimus Pärnu Amende villas, kus VLÜ esines. Ja seal siis kui ma seda nägin, siis ma sain lõpuks teada, mis pille nad kasutasid. Et sellist huvitavat muusikat vahepeal teha, et Marko Matvere ja üks teine mees mängisid lõõtspilli, siis olid trummid, banjo, siuke omamoodi kitarr sellise ümara otsaga ja siis veel kas elektri- või basskitarr, kuidas seda nimetatakse. Ja siis oli 2 saksofoni, trummar mängis vahepeal saksofoni ka, et ilmselt selle saksofoniga siis tuligi see lae heli, mis selles Kargajad laulus oli. Selle lauluga oli veel hea, et kui ma seda kontserti vaatasin, see hakkas juba kuhugi lõpupoole jõudma, siis mõtlesin, et issand, kas seda laulu ei tulegi siis või et nii tahaks ju näha, mis pille nad kasutavad ja kuidas nad seda esitavad. Ja ning just sel hetkel, kui ma seda mõtlema hakkasin, hakkas Matvere rääkima, et vist, et see laul oli pärit Rootsimaalt ja et see välismaa nimega on see nimega Opatšupa, aga eesti keeles nimega Kargajad. Et jah, minge vaadake seda kontserdi järele, kui see selle video valmimise hetkel veel üleval on, et minge vaadake. Nad rääkisid seal toredaid lugusid ja muidugi toredaid laule, nii uusi kui ka vanu esitasid. Järgmine laul, millele andsin hääle, oli Märten Männiste lauluga Jään sind ootama ja kokku andsin 6 häält ja siis ta jõudis esikohale. Suvel peab ikka väljas olema, isegi kui vihma sajab ja aga pikka aega toas passida hakkab pea huugama, seetõttu tulingi uue videot tegema. Aga jätkame videoga. Märten Männiste oli siis järgmine lauluga Jään sind ootama. Oli kokku 10 nädalat, andsin kokku 6 häält ja kuni ta sai esikohale, kus ta oli ainult 1 nädala kahjuks. Aga see laul mulle väga meeldib, siuke nagu kohe, kui see muusika ja kõik nagu, kui ta laulma hakkab, siis kohe nagu on siuke nii lihtne ja hea, et saab kaasa laulda. Eriti meeldib see refrään, see, kus mitu öelda Jään sind ootama, kuni tule kustutan. Ja siis seal vahepeal edasi ja see lõpp ju, refrääni lõpp ja siis lõpuks aru saan, sinust lõpuks aru saan. Ma ei ole küll nii hea laulja kui tema. Aga väga meeldiv laul ja ma juba ütlesin ka selles bussi kommenteerimise videos, et mulle Märten Männiste väga meeldib ja et tema kontserdile tahaks ma kindlasti minna. Isegi võib-olla mitte ainult tema, vaid ka tema õe Meriti ja isa Kaupo Männiste perebändi kontserdile, kui see võimalus oleks. Ja see video oli ka lahe ja see oli filmitud Järvamaal, kus ka mina elan, nii et eriti veel pluss väga hea koha valikuga, ütleks maakonna valiku puhul. Kuigi seal kohas mina vist käinud ei ole, vähemalt see koht mulle tuttav ei tundu, mis seal videos oli. Et jah, selline, võiks öelda, et see laul on niimoodi poolenisti nii kurb, kui ka samas võib-olla siuke rõõmus, et sa ikka ootad oma kaasad, kui sul see on ja et ehk ta millalgi ikka tuleb ja siis võib-olla taipad, mille pärast ära läks ja kuidagi sellist, Märten oskaks kindlasti ise öelda täpsemalt, mille see laul räägib ja aga jah, et see laul kohe, kui ma seda, juba nime kuuldes, aga kohe, kui ma selle väikest lõiku kuulsin, ma olin kohe müüdud nagu selle Elmar edetabelis on niimoodi, et kui saad hääletada, siis on seal ainult 20 sekundit vist saab kuulata ja siis alles saab järgmise juurde. Või nagu alles kui tabelisse sisse saab õigesti lõplikult ära kuulata. Et jah, aga siit läheme kohe edasi, täpselt sama palju hääli ja ka esikohale ja 10 nädalat oli selles tabelis ka Marju Länik lauluga Lõpp on algus. Ja Marju Länik on juba vana artist, selle tõttu oleks ka nagu eeldanud, et ta on seal esikohal rohkem kui ainult 1 nädal, aga läks niimoodi. Kohe kommenteerime siis lauluga. Nii, järgmisena oli siis Marju Länik lauluga Lõpp on algus. Marju Länik on juba vana artist ning see on lahe selle poole pealt, et temaga on ka täpselt nagu näiteks on see veel vennaskonnaga, et isegi kui on mitu aastat, kuigi tal on nii vennaskonnal kui ka Länikul on neid hitte nii palju, mis muudkui väga rahvas kõik oskab kaasa laulda ja nad teevad siiamaani uusi laule.
siis ikkagi ka need uued laulud saavad hittideks, nagu ka see Lõpp on algus, kui ka üks varasem uus laul, see Palju head on alles ees, et Länikul ka see õnnestub. Et jah, et siuke mõnus kohe nagu tõmbab käimas, et ja siuke muidugi seda laulu sa võib-olla kohe ei hakka nagu kaasa laulma kohe, kui sa seda kuuled nagu, et kuna üpris kiirelt lähevad need sõnad, aga ikkagi vähemalt refrääni ikka, siis lõpp on me algus, siis lõpp on me algus ja nii. Et ja siuke, et vahepeal nagu siuke hea muusika siuksed vahepalad ja siis jälle laulab nagu Länik nagu poleks üldse vana, hääl ikka pisut vanemaks läheb, aga ikkagi on nagu siuke staar või nagu, et saab väga hästi hakkama ja on oma häält suutnud hoida. Et jah, et selles mõttes, aga samas nagu just selles mõttes, nagu ma enne ka ütlesin juba, et kuna ta on nii legendaarne staar on, siis nagu oleks oodanud, et ta on seal esikohal ikka kauem, aga ainult 1 nädal oli. Et see on selles mõttes huvitav, kuidas see küll läheb niimoodi. Aga jah, et jah, ma usun, et Länik veel loorberitele puhkama ei jää, et paneb ikka edasi ja varsti on äkki uue lauluga tagasi seal tabelis. Kes teab, äkki tulebki sel aastal veel, aasta lõpuni on palju veel jäänud, et äkki tulebki. Selle video filmimise hetkel on aasta lõpuni palju jäänud, see tuleb aasta lõpus välja see video. Et eks näeb, kas siia äkki tuleb ootamatult veel Länikust või äkki hoopis mõnest eelnevast, kelle ma olen juba maininud, tuleb äkki uus laul. Aga jah, Marju Länik ikka on väga hea staar ja väga meeldib mulle. Ja see laul oli ka väga hea nagu, siuke nagu kohe tõmbab käima ja mitte ainult sellepärast, et seda Länik laulab, aga ikkagi see ja lõpp on algus ja jälle, et väga lahe laul. Sellele Marju Läniku laulule tegi muusika legendaarne helilooja Mikk Targo, kes ka üks meie seast sel aastal lahkus. Tema ju tegi veel nii paljudele muudele lauludele ka muusika, mis on kõik hittideks saanud, nagu Code One'i On küll hilja ja Sellest saab meie suvi. Või siis Marju Läniku Karikakar, Tõnis Mägi, Sa haara kinni mu käest. Marju Läniku laul Mäng ja Tuugik starti Neiu mustas kleidis. Et jah, kahju, et nii noorelt läks, aga vähemasti kõik need laulud jäävad alles ja teda mälestama. Järgmine laul oli Uued read, laulu Uudo Sepalt. Nii, Uudo Sepp, Uued read. Selle lauluga oli nüüd niimoodi, et kui see laul seal valikusse tuli, mille poolt saab hääletada ja see 20-sekundilist klippi kuulasin, siis see kuidagi mind ei veennud hääletama, sest seal oli vist ainult refrääni mingi algus, aga kui ma seda laulu kuulsin niimoodi, et ta juba tabelisse sisse sai ja kuulsin, siis just see mingi siis mind nagu müüs ära see mingi koht enne refrääni mingi, et tahan saada edasi ja siis ja siis nagu kohe refrään pani jälle nagu hoopis teistsuguseks, et meile kuuluvad uued read ja siis ei ole piire, et nagu just siuke nagu hoopis teine võti nagu siuke nagu, et niuke mõnusa meloodiaga nagu algab seda vaikselt ja siis refräänis paneb nagu käima, et selle tõttu ma hakkasin sellele poolt hääletama. Kui see juba, et see 20-sekundiline klipp mind kohe ära ei müünud nagu see muusikalõik, aga hiljem siis hakkas meeldima ja panin hääletama hakkasin. Et jah, nagu kuulen sealt, ma teame, et Uudo on kitarrimees ja ma ei tea küll, võib-olla ta oskab mõnda muud pilli ka mängida, ta paistab siuke multitalent olevat, aga just seda kitarri häält ma kuulen selles laulus nagu kõige rohkem, aga seal vahepeal ilmselt mingi, ma ei tea, kui palju, kellega koos ta kirjutas või nagu kas kirjutas ise ja muusika tegi ka ise või et mis pille nad seal kasutasid, mind täitsa huvitaks. Aga just kitarri ma kuulen nagu ära eriti, ma tean, et Uudo Sepp mängib kitarri väga hästi. Et jah,
video filmimise hetkel on ta veel tabelis sees, nii et ma ei oska öelda, kui mitu häält ma talle anda saan välja, millal ta välja langeb. Et selle kohta tuleb hiljem järelklipp ilmselt. Nii, Udo Sepp oli siis kokku selles oma lauluga Uued read oli kokku 10 nädalat, kõrgem koht, mille ta sai, oli 2. koht. Kokku andsin siis 10 häält. Ma andsin ka pärast seda edasi, kui ta oli seal 2. kohal juba ära olnud ja hakkas langema, mõtlesin, et annan ikka edasi. Igal juhul väga tore laul ja pisut kahju, et tema esikohale ei jõudnud, aga ikkagi 10 nädalat on ikkagi hea tulemus. Loodetavasti on ta varsti uue lauluga tagasi. Järgmine laul, Tuugik Start, Kui sul on keegi uus. Sellele sai siis kokku anda 7 häält, kuni ta esikohale sai. Väga siuke mõnus laul ja siuke algab niimoodi tasapisi ja siis järjest niimoodi kasvab, kuni lõpuks refrääni selle nagu plahvatab nagu. Et jah, Tuugik Start on ka siuke vanem bänd juba, et selles mõttes on lahe, et siiamaani rahvas kuulab seda ja kõik nende laulud õnnestuvad ja et täpselt nagu Läniku ja Vennaskonnaga. Kiire otselülitus. Käes on 10. juuli. Olen Rockfestil. Just esines Vennaskond. Pisut olen pettunud, oli nagu krüptozooloogia turnee, aga ühtegi sealt laulu ei kõlanud, aga ikka soovitan, et mingi kuulake seda albumit ja vähemalt sai mõned vanemad laulud videosse. Et jah, ikkagi lahe, kuigi kahju pisut, et tegid suurt reklaami, aga neid laule ei kõlanud. Aga muuseas, et see album, siin esinevad veel Kosmikud ja Sõpruse puieste. Kosmikud peaks varsti tulema. Aga Sõpruse puieste solist Allan Vainole ütles, et neil on tulemas uus album ja tegid juba uusi laule ka. Täna 2 tükki, Niiduk ja esimene laulu nimi oli Niiduk ja teise laulu oli Kirsid. Mul ei ole jäänud see päris meelde. Aga saab näha, äkki mõni sellest uuest albumist tuleb ka siia videosse, jõuab sinna Elmari edetabelisse. Aga jah, minge kuulake seda krüptozooloogiat, isegi kui vähemalt saab seal kuulata, isegi kui kontserdil neid ei esita. Et jah, ma arvan millegipärast, et kui nad tegid seda naljaga, et rahvast juurde saada, siis rahvas oleks nagunii tulnud. Aga jah, minge kuulake Vennaskonda, noored, kes vaatate. Te võib-olla ei tea üldse seda bändi, aga tegelikult on väga legendaarne bänd. Eelmine aasta tähistas 40. juubel, aga nüüd tagasi Elmari juurde. Nüüd lähen korraks muusse teemasse, et minge kuulake Vennaskonna uut albumit Krüptozooloogia, mis eelmine aasta tuli ja mille kontserte nad siin see aasta korraldasid. Aga jah, see Tuugik Starti laul mulle meeldib, et see Tuugik Start on üldse nii lahe bänd, et seal on nii palju erinevaid mingeid instrumente, kitarrid, trummid, siis ksülofon ja need mingid teised trummid ka veel siuksed, mitte ainult tavalised, vaid siuksed, mida sa kätega lööd ja nii edasi, süntesaatorid, et igal pool ja neid on nii palju seal bändis ja siiamaani tegutsevad ja et siuke mõnus ja see laul ka, et kui sul on keegi uus, et ja siuke hea, et sa saad kohe nagu kaasa laulma hakata. Et ma ei imesta, et see laul nagu sinna esikohale sai ja praegu ei tea, kui kauaks ta sinna jääb, eks näeb. Ma tahaks loota, et see ikka on rohkem kui ainult 1 nädal, aga eks kuuleb. Et jah, Pearo Paulusel on ka tämber endiselt mõnus ja ta ei ole küll nii vana veel, aga ikkagi. Et jah, ja laul on ka siuke natuke nagu siuke võib-olla pisut morn, et oled inimesega koos, aga siis armutakse kellegisse teisesse ja siis hakkabki, et kui sul on keegi uus, et kuidas keegi reageerib, et see võib igasuguseid versioone tuua. Et vähemalt see laul vähemalt on siuke mõnus laul, et see ei jäta siukest krimka vaimi ega midagi. Et siuke mõnus tantsupala, nagu ikka Tuugik Startil on. Et jah, see on ka täpselt nagu see uus laul Ristteel, mis tuli 2023. aastal välja, et kuigi bänd on nii vana ja
juba legendaarne, siis ikka teevad edasi ja saavad nagu rahva südamesse. Et siin pole midagi öelda. Et siuke mõnus tempoga hakkame aeglaselt ja siis paneme täiega refräänis ja siis jälle tõmbame hoo maha ja et väga hea laul. Tuugik start oma lauluga Kui sul on keegi uus. Sai kokku 7 häält, kuni ta sai esikohale ja tabelis oli ta esikohal 2 nädalat ja kogu tabelis oli ta kokku 12 nädalat kokku. Järgmine laul siis Marta Pikani Kui mitte nüüd. Marta Pikani Kui mitte nüüd. Võib-olla need, kes ei tea, mis ei ütle see nimi Marta Pikani midagi, siis mulle ka alguses ei öelnud, aga kui ma guugeldasin, siis ma sain aru, et tegemist on Marta Arulega, lihtsalt uus nimi, uus perekonnanimi pärast abiellumist, keda ma tean väga hästi nii ansambel Viiralti ühes solistina kui ka Su nägu kõlab varsti tuttavalt saates, kus ta küll ainult 2 saadet sai osaleda ja siis finaalis ka korra esineda. Aga ta on siuke väga, paistab siuke rõõmsameelne artist olevat ja teda on nii tore kuulata. Aga nüüd siis selline sooloprojekt, et kui ma eelnevate Udo Sepa ja Tuugik starti laulu puhul ütlesin nagu, et see just, et refräänis nagu plahvatab, siis selle loo puhul mulle meeldib just see, et see hakkab niimoodi vaikselt ja tegelikult ta jääb sedasi nagu lõpuni ja ainult refräänis nagu hästi niimoodi tasapisi läheb natuke nagu valjemaks või nagu pisut võimsamaks, aga samas ta jääb ikka nagu see kogu laul on kuni lõpuni siuke nagu enam-vähem ühesugune siuke aeglase ja mõnusa siukse tempoga, et sa saad seda muusikat nautida, enda sisse saada ja muidugi sõnad on ka siuksed mõnusad. Kuigi see paistab mulle võib-olla üpris raske laul olnud, aga see, et just see, kuidas refrään hakkab, see armasta nüüd mind või kuidagi või see, et kui armastada mind, siis kuidas, kuna, kui mitte nüüd. Noh, mina ei oska küll laulda, Marta Pikani on palju parem laulja kui mina, aga et just see, et kohad sellised nagu hästi siuke mõnus ja tämber ja kui ma ei teaks nime, siis ma oleks alguses võib-olla pakkunud hoopiski, et see on see keegi Miia, kes Eesti Laul 2023 osales selle lauluga Võta üks samm korraga, et hääled on üpris sarnased, aga ikkagi ei ole. Ikkagi seal refräänis kuuled nagu ära, et see on ikka teine inimene, aga see, et vahepeal nagu korra mõtles, et äkki on esineja nimi ja teine muu, aga ei ikkagi. Et jah, siuke väga mõnus laul ja et selle puhul ma kindlasti, ma võiks öelda, et muidu muudkui ütlengi ainult vanemaid artiste, et siis sel laul mulle tõesti meeldib, et siuke, et selle on tõesti väärt sinna tabelisse saamist ja võiks ka esikohale jõuda. Marta Pikani sai kokku 9 häält ja kõrgemale kohale, kuhu ta jõudis, oli 3. koht ja kokku oli tabelis 7 nädalat. Kahju, et esikohale ei jõudnud, minu arvates oli väga tore laul, aga no mis teha. Järgmine laul oli Liis Lemsalu ja Stefan Jackpot. Nii, järgmine laul Liis Lemsalu ja Stefan lauluga Jackpot. No see duo on jälle uue laulu teinud, see on vist teine laul selle duo poolt, esimene oli Domino. Ja kui ma nüüd võrdlen, siis Domino mulle ka meeldib on playlistis, aga see Jackpoti laul hakkas mulle kohe rohkem, kohe esimesest korrast meeldima nagu, et see on nagu meeldib mulle rohkem. Et kui tavaliselt on niimoodi, et kui mõni duo teeb see loo mingi esmakordselt, siis on esimene laul tavaliselt see kõige parim, siis minu jaoks on hoopis see. Et väga siuke mõnus, et mulle meeldib, kuidas see algab ja lõpeb ja just see üks koht, see vilistamise koht ja niimoodi. See, et Lemsalu alustab, Liis alustab, siis panevad koos, siis alustab Stefan, panevad jälle koos ja siis lõpuks laulavad nagu enam-vähem koos ja siuke nagu nii mõnus siuke tõtt ja
kuidagi nii head sõnad ja niimoodi tore kaasa laulda. Ja need hääled ikka sobivad nii mõnusasti kokku, et see laul on tõesti nii kuidagi siuke, et ma ei imesta, kui see seal esikohal võib-olla üpris kaua oleks, saab näha. Et ja selle lauluga on nüüd see asi ka, et see oleks mul olnud selles 3. kategoorias, millest ma siin videos räägin, selles, et mis ei saanud edasi, kuna ma sain sellest laulust teada juba enne, kui see siia tabelisse jõudis, et siin lähebki lahedaks, kuidas ma nendest lauludest räägin, et võib-olla niimoodi, et ma lähen, et räägin seal selles 3. kategoorias ära mõne laulu ja siis jõuab see hoopiski juba tabelisse äkki. Äkki, et 3. kategoorias on laulud, mis ei saanud sisse, aga see laul sai, kuigi ma kuulsin seda juba varem, kui see tabelisse sai. No ma olin üpris veendunud tegelikult, et see jõuab sinna. Et ja need toredad hobused olid videotes ja siuksed lahedad kostüümid ja Stefanil oli country stiilis laul ju Eurovisioonil aastal 2022, et natuke võiks tunduda, et järg natuke nagu, et kuigi nüüd on jama selles, et selles on natuke rüttes Lemsalu, nii et seda ei saa öelda, kas see on nüüd järg või mitte. Et siuke country stiil ja hobused ja kõik. Aga jah, väga mõnus laul ja tore duo ja et jah, see laul ma usun jõuab kaugele. Ja on kaua seal tabeliseks näeb, mis ma siis ütlen, kui see kätte jõuab. Kui see video valmis lõpuks on ja selle avaldan. Liis Lemsalu ja Stefan sai neile kokku anda 4 häält, kuni saidki juba esimesele kohale. Ja seal olid nad kokku 3 nädalat tabelis ja kogu tabelis olid nad kokku 11 nädalat. Nii et üpris hea tulemus ütleks. Aga järgmine laul oli Koit Toome Vaid eemalt. Järgmine laul, mis tabelisse sai Koit Toome lauluga Vaid eemalt. Koit Toome meeldib mulle väga, aga ma ei ole nagu nii suur fänn, nagu et ma igat tema laulu kohe kuulaks, kui välja tuleb. Et selle tõttu on nagu võib-olla mõni, kes on suurem fänn, vaidleb mulle vastu, aga minu arvates see laul nagu näitab nagu täpselt sellist tema perioodi ja see video, mis YouTube'is on, näitab ka nagu sellist toredast, et kui rahul ta oma eluga nagu on, et tal on ka elukaaslane, tal on lapsed on kõik suureks kasvanud ja see näitab nagu nii mitut eluperioodi ja seda, et kuidas ta on nagu oma laste eest hoolitsenud, hoolimata sellest ikkagi, et ta on nagu ikkagi jätab nagu väga hea isa mulje, et hoolimata sellest, et ta käib laval laulmas ja niimoodi, siis ta ikkagi hoolitseb oma perekonna eest ja sedasi, et minu arvates see laul räägib nagu sellest, aga võib-olla mõni võib vastu vaielda, et aga väga mõnus meloodiline laul, eriti refrääni lõpp, see vaid eemalt. Et jah, no Koit Toome on juba legendaarne ja ikka väga hea häälega, et mul on meeles, kui ta Laulava laulu saates osales ja siis Jaanus Saksa saates, Põhja-Tallinna räppar Jaanus Saksa saates, ta mingi rääkis, et see räppimine ei ole nagu tema värk ja niimoodi, et ta tegi nagu popurii või niimoodi, et laulab ja siis Jaanus Saks ütles nii toredasti talle, et sa oled nii hea laulja ka ja et sa oled nii hea laulja, et ta isegi ei pannud nagu pahaks seda, et selles mõttes jah, et Koit Toome on üks kindlasti artist, kes küll Eestis ikka peaaegu iga lauluga saab väga hästi hakkama ja et jah, et selles mõttes on tore ka, et ta sinna tabelisse sai, et hakkab ka sinna juba no mitte keskealne, aga ikkagi siuke vanema põlvkonna juurde varsti juba minema, nagu mida võib-olla rahvas nii väga ei tea, tänapäeva noored kuulavad kõik mingit räppi ja igat asja, aga näe, ikkagi saab selline toredam, meloodilisem laul ka siis, nagu Koit Toomelt tuli. Et ja väga siuke mõnus ja muusikavideo oli ka üpris tore, siuke nagu mere ääres ja bänd ja laevad ja siis näitas mingeid stseene vist kodust ja mis nad olid võib-olla filminud ja et jah, ma millegipärast tahaks loota, et see oli ikka päriselt tema enda perekond, et see ei olnud mingid näitlejad võetud, et väga siuke tore
et ja Koitome laulule vaid eemalt sai kokku anda 6 häält, kuni ta lõi Liis Lemsalu ja Stefani lauluga Jackpot troonilt ära ja sai esikohale. Koitome oli tabelis kokku 11 nädalat, millest 2 nädalat oli ta ka esikohal. Aga lähme edasi, järgmine laul, mis tabelisse sai, mis mulle hakkas meeldima, oli Nublu ja Vaiko Epliku ühislaul Lausa tõtt. Nii, järgmine lugu ja vabandan kohe Nublu ja Vaiko Epliku eest ära, kuna ma ütlesin alguses nende loo pealkirjaks Lausa tõtt, õige nimi on Lausu tõtt. Ma ei tea, kuidas ma nii valesti alguses aru sain. Aga väga siuke mõnus laul, siuke tore tempokas ja ma tahaks kohe täitsa teada, mis pillidega seda tehti, et video, kus on küll ainult üks pilt, on Vaiko Eplik kitarriga, et nagu kitarri võib-olla, aga kas mingeid muid instrumente on veel lisatud, et tahaks täitsa teada. Siuke lae muusika ja siuke lausu tõtt, siuke mulle kohe nagu hea siuke catchy või nagu siuke hea, nagu hakkab pea kaasa lööma ja mõnus siuke. Et jah, mul oli isegi alguses, kui see laul algas, raske aru saada, et kumb nüüd laulab, et kas on Nublu või siis on Vaiko Eplik, kuna mulle paistab, et need tämbrid on üpris sarnased, et ikkagi vist, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis ikkagi Nublu alustas ja siis teise refrääni alla hakkas see Vaiko Eplik laulma, et kui ma nüüd tõesti valesti aru sain, siis öelge. Aga ma olen ikka rohkem veendunud, et ikkagi ma sain õigesti aru, et Nublu alustas ja siis teises salmis lõi Vaiko Eplik oma hääle valla. Aga nende hääled olid siuksed üpris sarnased, nagu ikka mingi eripära on, aga muidu sedasi niimoodi koos neid lauldes, siis tõesti on kuidagi sarnased tämbrid ja kuidagi, Nublu on ju rohkem tuntud nagu räpparina või Mumina räpiga, aga sedasi kuidagi kuidagi nüüd teda kuulda niimoodi laulmas oli kuidagi kohe teistsugune. Ma ei ole Nublu nii suur fänn, ma saan aru, et ta on üpris hea loodud siia muusikataevasse üpris hästi, et rahvale läheb peale, et see tema laul Mina ka ja mingid muud asjad mulle nagu meeldib, aga ma ei saa öelda, et ma olen selline, et kohe, kui ma näen, et Nublu uus laul tuleb, et ma siis kohe nagu kuulama lähen. Et jah, aga selles mõttes ta on väga andekas. Ma tahaks täitsa teada, kui paljude artistidega ta siin juba koostööd teinud on, et Vaiko Eplikuga tegi nüüd, varem on ta teinud Lennaga koos laulu ja 5 Miinusega koos. Et kui palju ta on, ja see Gameboy Tetrisega, see laul Für Roxana, et täitsa huvitav, et kui palju neid laule veel on, millest ta kaasa on löönud või kellega koos ta on teinud nagu koostööd. Et oleks lahe, peaks pärast guugeldama võib-olla, et saab mõne hea laulu võib-olla mille playlisti panna. Aga väga mõnus siuke laul ja et ei ole midagi öelda, on siuke ka loodeta, nad tegid vist ühisalbumi ka kohe, et tahaks loota, et saab seda kuulata millalgi, kui see kuskil avaldatakse või peab otsima, võib-olla on siis, kui see video välja tuleb, on see ilmselt juba nagunii avaldatud ja kuskil saab kuulata, siis olema äkki seda kuulnud ka juba. Nublu ja Vaiko Eplik oma lauluga Lausu tõtt olid siis kokku sai neile anda 7 häält ja esimesel kohale jõudsid nad ka, olid 2 nädalat ja tabelis olid nad kokku 13 nädalat. Kuni langesid välja. Aga Nublu poolt kui Vaiko Epliku poolt ei paista, et nemad veel pille minema viskaksid, nii et ma usun, et mõlema poolt on siin tulemas veel täiega, et saab näha, kas äkki jõuab veel mõni laul siia videosse. Nii, järgmine laul Uku Suviste, Vaata mulle silma. Tore, et Uku on ka tagasi tulnud lauluga, minu arvates tal siin viimastel aastatel pole uusi laule tulnud ja on toreda eestikeelse palaga tulnud niimoodi, et see algab nagu rahulikult, aga mida järjest rohkem kuni refräänini läheb, seda rohkem nagu tõuseb ja siis refräänis läheb nagu muusika ja kõik niimoodi läheb võimsaks nagu.
ja see refrääni koht eriti mulle meeldib see vaata mulle silma, nüüd on kõik. Või mul ei ole veel sõnad peas, aga jah, väga siuke mõnus ja just see refrääni koht, see või siuke nagu koht, mis seal on siukse, ma tahaks teada, mis pilliga see tehakse. Ma tean, et Uku Suviste on süntesaatorimängija ja vist klaverimängija, aga ma ei tea, mis pill selle puhul kasutatud on, et siuke huvitav muusika tuli. Ja muusikavideo on ka lahe mingi, mis ta YouTube'i pani, et ongi nagu vaata mulle silma ja siis on niisugune nagu rõngas keset merd või jõge või tiiki ja siis nagu tulekski nagu silm ja päikeseloojang, et vaata mulle silma ja et siuke tore video ja ma olin isegi üllatunud, et see siis, kui ta sisse sai, et enne olid juba tulnud sinna variantidel oli veel Terminaator ja Traffic olid oma lauludega ning ja nii edasi ja siis hoopiski ma arvasin kohe, et need nagu saavad võib-olla järgmisena sisse, kui tuleb, aga hoopiski Uku Suviste ja Ott Lepland said, kellel olid siuksed nagu ei olnud nagu siuksed võib-olla nii tempokad või rocki moodi nagu on Terminaator ja Traffic, aga õigemini Otil oli siuke aeglasem laul ja Ukul oli pisut tempokam, aga nagu ikkagi ma arvasin kohe, et Traffic ja Terminaator saavad sisse ja et Uku kohe ei saa sisse, aga näe sai. Et väga lahe ja Uku Suviste on ka üks artist, kes mul on, ma ei ole küll võib-olla nüüd nii suur fänn, et kohe kui uus laul tuleb, et siis kohe kuulama hakkan, aga muidu ta on mulle meeldinud nii kui ta Su nägu kõlab tuttavalt saates kui ka seriaalis Ühe otsa pilet, kus ta oli Claudia Tiitsma kõrval ka üks tegelane, keda peaaegu igas osas nägi, et kui Claudia Tiitsma oli ingel, siis Uku Suviste oli vaim, kes seal pisut natuke nii torkis, kui ka vahepeal natuke näitas südamlikkust ja sellist nagu väga lahe tegelaskuju oli ja Uku Suviste mängis seda nii hästi. Korraks väike lülitus muusse teemasse, kuna nagu mul ikka videotes on, et ma räägin nii ühest teemast, aga siis vahel torkan vahele ka midagi muud. Kui ma juba Claudia Tiitsmat nimetasin ja Ühe otsa piletit, siis Claudia Tiitsmaga olen ma tegelikult ka tuttav. Ma sain tema näiteringis paar korda käia kooli kaudu ja pärast seda jäime suhtlema, et ma olen vahel talle saatnud tagasisidet mõne etenduse kohta, kui ma olen Ugala teatris käinud, kus ta näitleja on. Isegi siis, kui tema ise etenduses ei mängi, siis olen ikka vahel tagasisidet saatnud mõne etenduse kohta. Siit ka väike reklaam Ugalale, et kui ma viimane kord, kui ma käisin ma vaatamas etendust nimega Piksejäljed, kus Claudia Tiitsma, Janek Vadi ja Tanel Ingi mängisid, mis oli väga lahe etendus ja siuke omamoodi huvitav ja ma tean, et ma küll ei tea, kas siis, kui video välja tuleb, et kas siis veel pileteid on, aga ma tean, et seda sama etendust saab vaadata ka jaanuaris veel on mõned etendused ja viimane on veebruaris, nii et kui kellelgi on aega ja tahtmist, siis seda etendust Piksejäljed ma väga soovitan. Et minule väga meeldis ja perele ka, kui käisime. Et siuke lühipromo, et minge vaadake seda etendust Piksejäljed. Ma usun, te ei kahetse. Loodetavasti on pileteid on veel olemas siis, kui see video välja tuleb. Et jah, et selle tõttu on mul hea meel, et Uku Suviste lauluga sisse sai, et ta tagasi on ja kohe sisse ka sai tabelisse ja või no mitte päris kohe, aga ikkagi ta tabelisse sisse sai, et saab näha, kui kaua ta seal püsib. Uku Suviste laulule Vaata mulle silma sai kokku anda 16 häält, kuni ta sai esimesel kohale ja seal esikohal oli ta kokku kuni 2 nädalat ja kogu tabelis oli ta kokku 19 nädalat, nii et selles mõttes oleks 1 nädala veel olnud, oleks saanud 20 täis, aga ei õnnestunud, siis läks välja, 20. oli ta juba välja läinud.
aga ikkagi väga lahe, et nii kaua vastu pidas, sellepärast et see laul käis ikka nii üles-alla, seal kord oli ta alguses läks ta ikka muudkui iga nädalaga kõrgemale, siis läks jälle alla, lõpus oli ta vist korra isegi kas viimasel kohal ja siis läks jälle üles tagasi ja jõudis esikohale, nii et selles mõttes üles-alla minek, aga ikkagi lõpuks jõudis esikohale, oli seal koguni 2 nädalat, nii et väga hea töö, Uku. Ja loodetavasti tuleb jälle peale seda laulu veel mõni laul temaga. Nii, järgmine laul, 5 miinust, Vanad noormehed. No ikka hoopis teistsugune laul 5 miinuse poolt, arvestades nende eelmist repertuaari. Aga ma isegi tegelikult väga ei imesta, kui nad niimoodi erinevalt teevad, sellepärast et siis kui olid need, kui nad Eurovisioonil olid, Eurovisioon ei olnud veel alanud, siis ühes intervjuus nad kommenteerisid seda, et kuidas nad laule midagi teevad ja niimoodi, siis Põhja-Korea ütles veel, et nad nagu, kui nad kunagi neid tahtsid muudkui uusi laule teha, siis nad vaatasid, et mis stiili me nüüd võtame ja niimoodi, et selles mõttes ongi lahe, et sellist nagu country või ma ei tea, kuidas seda stiili võib nimetada, ei ole jah, nad on just väga teinud varem. Et jah. Ja siuke mõnus laul ja niimoodi, et nad laulavad kõik koos alguses ja siis laulab vist Kohver või räpib ja seda on nii raske aru saada, kas see on rohkem nagu laulmine või räppimine, nagu täpselt niimoodi tundub nagu niimoodi vahepealne. Nojah, ma vabandan, kui see nüüd solvav oli, aga lihtsalt mina võib-olla pisut ma ei ole nii muusikateadlik. Aga jah, et siis et laulab Estoni Kohver, siis jälle refrään, siis laulab Põhja-Korea ja siis lõpus ongi, et kas vist Lancelot ja Päevakoer laulavad niimoodi koos, lõpetavad selle laulu ära ja et väga siuke mõnus laul niimoodi, et algame niimoodi rahulikult ja siis läheb muusika täiega käima ja niimoodi, et ja siis jälle niimoodi vaiksemaks ja niimoodi, aga jah. Neil video all oli kommentaar ka, keegi kommenteeris, et nad võiksid sõnad kirjutada, et jah, pisut keeruline, võib-olla paari koha peal on sõnadest raske aru saada, et mis sõna see nüüd konkreetselt oli, aga muidu väga vinge laul ja muidugi video ka sedasi nagu näitab seda pealkirja kohe mingi ära, et nad on juba sellised vanemad härrad, aga jooksevad kepphobustega niimoodi ja kogu video vältel ja et jah, no 5 miinust on ikka lahe bänd, ma tahaks loota, et nad on seda öelnud, et nad võib-olla hakkavad ära lõpetama, aga ma tahaks loota, et seda veel ei juhtu. Ma tahaks ikka veel mõnele kontserdile minna, ma küll alles hiljuti see aasta käisin, kui oli Tartu tudengipäevad ja nad koos Merlin Uuskülaga ema jõel Kaarsillal esinesid, aga jah, siis oli ilm nii kehv, et ega nad väga kaua ei teinud siis. Merlin Uusküla tegi ka üpris vähe. Nojah, ilm oli tol hetkel nii kole. Aga jah, ma tahaks loota, et nad veel ära ei lõpeta, et ehk saaks veel ikka kontserdile minna. Kes teab, äkki tuleb siia videosse veel mõni kontsert, kus nad käisid, kui äkki suvel õnnestub või selle aasta jooksul õnnestub. Selle video tuleb alles lõpus välja, ei tea veel. Aga igal juhul jah, 5 miinust väga super laul ja ma ei tea, minule küll meeldib. Ma nägin küll, et väga palju olid mingid heitkommentaare ka, aga ma ei tea, minule igal juhul meeldib. Meeldib väga lahe laul. Tehke veel selliseid. Lauluga Vanad noormehed oli tabelis kokku 8 nädalat ja kõrgemale kohale, mille nad jõudsid, oli 4. koht. Oleks nagu lootnud rohkem, aga no mis teha. Kokku sai antud 9 häält. Loodetavasti ikka tuleb mõni uus laul ka veel, enne kui nad äkki järgmine aasta pidavad neil olevat ainult 1 kontsert Tallinna Lauluväljakul, et ehk ikka tuleb neil selle siis mõni uus lugu ka veel enne, kui võib-olla äkki nad tõesti ära lõpetama hakkavad. Järgmine laul, Terminaator, mõni kilomeeter Narniast. Väga siuke mõnus laul ja võrreldes võib-olla Terminaatori eelnevate lauludega oli lahe see, et see nagu oli siukses mõnusas tempos ja
tempos kuni algusest lõpuni, et võib-olla isegi kui läks natukene kiireks, siis mingit suurt trummi ja lööke nagu ei tulnud, nagu vahel võib-olla on niimoodi, et peale viimase refrääni all nagu laseb kõik välja, et täiega trummi ja kõik, siis see oli siuke mõnusas stiilis, siuke rahulikum ja ei olnud nagu siuke nagu võiks öelda, Terminaator on nii mitu aastat tegutsenud ka, et võib-olla siis näitabki nagu seda, et mitte, et nad ei peaks lõpetama, vaid et nüüd on natukene vaja ka rahulikumalt võtta. Ja see ka, mida Henri Laamets saatejuht ütles, et see Narnia on nagu koht, mida nad hellitavalt ütlevad, kus nad käinud ei ole veel, aga tahaksid minna. Et kõige rohkem algusest lõpuni väga siuke meeldiv laul, aga kõige rohkem ikka meeldib see refrään, et mina olen pealinnast ja sina pärit siit, mõni kilomeeter Narniast. Väga siuke midagi nii mõnus ja Terminaator on mulle alati meeldinud. Jaagup Kreem oli, ma vaatan, Jaagup Kreem oli esimene artist, kellega ma üldse pilte tegin kunagi ja mäletan veel, et Lillelaadal mitu aastat tagasi Terminaator esines ja siis ootasime, et millal ta tuleb. Ja kui ta lõpuks tuli, siis üks minust pisut vanem härra tahtis, et see Jaagup annaks autogrammi käe peale talle, siis Jaagup ütles, et ei saa, pesed maha. Siis luban, et ei pese, siis Jaagup peab pesema, ennast peab. No, minul on üks probleemi tekib, mina tahtsin ainult pilti, ega mina mingeid autogramme väga ei kogu, mulle nagu need pildid rohkem. Ma ei viitsi autogrammi koguda. Aga jah, Jaagup Kreem ja Terminaator on alati väga lahe olnud. See laul on küll lemmik, aga on küll väga hea laul, aga mu kõige lemmik laul ikkagi Terminaatori lauladest on ikkagi Romula, nii et minge kuulake seda ka. Terminaator pidas tabelis siis vastu oma lauluga Mõni kilomeeter Narniast kokku 15 nädalat, millest ta kahel nädalal oli ka esikohal ja kokku sai anda 12 häält. Ma usun, et Terminaatorilt võib veel laule tulla veel lahedaid, mis siia võib-olla äkki, ma ei usu küll, et siia videosse enam jõuab, aga usun, et nende poolt saab ka uuel aastal lahedaid hitte tuua, sest nemad küll veel ära ei lõpeta mingit tegutsemist. Mul on väga hea meel, et nad esikohal said olla kahju küll ainult, et 2 nädalat, aga ikkagi väga tore ja mulle see laul väga meeldis. Nii, järgmine laul, Traffic, me ei lõpeta. Laul tehti siis nende ühe eelmise hiti Sekundiga tähistamiseks, kuna sellest laulust sai 10 aastat täis. No, ma räägin korra kiirelt sellest Sekundiga laulust ka, mis on üks mu lemmikuid laule Trafficu repertuaarist, et kui ma nende kontserdil käisin, siis ma oleks tahtnud nii väga seda videosse saada, aga kahjuks ei õnnestunud. Et nii järsku algas see laul ja ei saanud, aga et väga siuke mõnus tempokas laul, mida on hea kaasa laulda ja sõnad on ka nii lihtsad ja eriti refrään ja muusikavideo oli ka neil lahe, et Eesti kuulsused liigutasid huuli selle laulu järgi. Aga lähme nüüd selle õige laulu juurde, me ei lõpeta. Mulle meeldib, et see laul, kuigi video on sama ja nii vanad näod kui ka uued näod, siis mulle meeldib, et see laul ei ole täpselt samasugune nagu oli Sekundiga, et kui Sekundiga oli selline, et hakkas kohe niimoodi mõnusalt kiirelt tempolt peale ja siis refräänis läks kiiremaks, siis see hakkas seda kuidagi malbelt või niimoodi rahulikult peale ja ta ei läinud refräänis ka nii natukene kiiremaks läks, aga samas ikka jäi nagu siukseks, no mitte nagu, et ütleme nii, et see ei ole üldse selle Sekundiga lauluga väga sarnane, kui see välja, et on eestikeelne tekst. Et selles mõttes mulle meeldib, et nad ei teinud nagu, kui nad tahtsid tähistada, et siis nad ikka tegid midagi teistsuguse oma laulu, mitte ei teinud nagu üpris sama stiili. Et väga siuke mõnus, niimoodi nagu kohe alguses hakkab meeldima ja siis see refrään eriti ja see me ei lõpeta. Just see nagu koht, kuidas see refrään algab ja
ma tahaks loota, et see, mis nad sinna video alla kirjutasid, et 10 aasta pärast teevad jälle uue laulu, mingi, kus jälle sama stiilis videoga, et tahaks loota, et Traffic peab nii kaua vastu, et ei lähe tülli ega lahku. Aga jah, Traffic on ikka üks Eesti üks parimaid bände, mis ikka nii, just sellepärast, et nad teevad eestikeelset muusikat, nii kuidagi tore on, et ma ei tea, kas neil üldse mõni ingliskeelne muusika on, aga nagu, et nad siiamaani hoiavad seda nagu, et ikka eesti keeleseid laule teevad. Et muidu need, kes tänapäeval tulevad, need teevad noored, need teevad muudkui väga, võib-olla lähevad kõik inglise keele peale välja ja kõik, et jah, mulle Traffic ikka õudselt meeldib ja see laul oleks ääre pealt läinud sinna 3. kategooriasse laulud, mis ei saanud tabelisse, kuna ma sain seda enne teada, ja siis samal päeval, kui ma teada sain, vaatasin seda Elmari tabelit, et hääletada ja ning siis kohe nägin, et oli juba sinna tulnud ka, nii et ikka läheb sinna 1. kategooriasse. Ma tegelikult uskusin, et läheb, aga ma ei oleks arvanud, et nii kiiresti läheb. Igal juhul väga mõnus laul. Ma tahaks kohe väga teada, et kuidas nad need erinevates kohtades niimoodi filmisid erinevad inimesed, et kas neil mingi saatsid kellegi operaatori inimeste juurde või nad filmisid kõik ise üles need videod, mis nad sinna panid, nii sinna Traffic sekundiga laulu kui ka nüüd selle Me ei lõpeta laulu juurde. Selle sekundiga laulu puhul on mul meeles, et hästi, kui Kristjan Jõekalda ja Teet Margna tegid kunagi seda toredat saadet Nädala lõpp Kanal 2-ga, siis nad kutsusid Silver Laasi, Trafficu solisti, sinna. Ja siis nad nagu torkisid või sõbralikult norisid, et miks neid sinna saatesse või sinna videosse ei kutsutud mingi, ja siis olid selle ära parandad, seal näitas klippi, kus hästi selle laulu saatel Teet mingi seisis pulk sirgelt mingi ja oli ja siis Jõekalda mingi samal ajal liigutas käsi ja mingi ka mingi et jah, see oli hea. Ka et seda saadet enam järele vaadata ei saa, nad tegid seal ju nii palju häid nalju. Facebookis on mõned klipid olemas, aga seda ilmselt ei ole. Traffic pidas oma lauluga Me ei lõpeta tabelis kokku oli 12 nädalat kõrgemale kohale, millele sai 6. koht ja kokku sai antud 16 häält. Kahju, et esikohale ei jõudnud, aga noh, mis teha, ei läinud niimoodi. No nii, järgmine laul, mis tabelisse sai. Kui ma nägin seda seal hääletamise juures, siis ma mõtlesin, et kurat, ehk veab ja et ei meeldi mulle, siis ma ei pea teist korda ühest samast bändist rääkima, aga no ei saa teha, järgmine laul on Tuug1 stardilt. Enam kunagi me nii ei tee, noh. Tuug1 start sai ainult 1 nädal ilma tabelist ära saada, kui juba tuli järgmise lauluga tagasi. Et jälle väga siuke mõnus laul, et see on nagu vist algusest lõpuni niisugune tempokam, nagu on ikkagi erinev sellest, kui sul on keegi uus, aga ikkagi lahe, et ikkagi jälle meeldiv laul, et nad vist tegid ka uue albumi nende lauludega, et saab näha, aga siis äkki kui 3 on kohtu saades, äkki kui see laul lõpuks tabelist ära läheb, siis tuleb ju 3. tagasi äkki. Või võtab kõik need, mis iganes albumi nad tegid, laulud järjest ette. Väga siuke mõnus, aga kahju, et sellel ei ole muusikavideot veel YouTube'is, et muidu oleks ta näha jälle, et mis pille need kõik kasutasid, mingi võiks arvata ilmselt, et sammu mis seal, aga kindel ei saa olla. Et refrääni koht meeldib kõige rohkem jälle ja siuke kuidagi siuke jälle siuke mõnus laul, no Tuug1 startil tulevad ikka need hittide tegemine jälle välja ikka. Vahet pole, et nad on nii kaua tegutsenud ja tore on ikka veel, et siiamaani tegutsevad, et loodetavasti ei ole seda karta, et nad varsti lõpetavad.